Austatud härra president, suursaadikud, ministrid, ülemaailmne Eesti Kesknõukogu, estolased, noordelegaadid, sõbrad. ESTO 2019 üks erilisuse joon on noordelegaadid. Noordelegaatide programmi ja sisu on kavandatud üle aasta. Tuginedes juhtküsimustele, kuidas edasi? Kuidas saavad noored säilitada eestlust, eesti keelt, meelt ja kultuuri? Kõik maailmas muutub, kasvab, areneb. Ning noored on nüüd eriti tähtsad, et tagada järjepidevus ESTOle ja eestluse hoidmisele. Noorte tegevuste juhina olen olnud osa sisulisest ja organisatoorsest programmi kokkupanekust ja korraldusest ning läbi ESTO peakomitee olnud kaasas kogu ESTO 2019 kui ühtse ESTO tervikuks sidumisel. Noordelegaate on 66 ja esindatud on 27 riiki. Aplaus! Noordelegaatide kava oli justkui planeeritud 3 ossa Helsingisse, Tartusse ja Tallinnasse. Esimeses osas olid peamised võtmesõnad vanavanemad, mina ja minu tundemaailm, eestluse hoidmine, pereväärtused, hoiakud, esivanemate traditsioonid ja nii edasi. Lisaks oli noorte ja tuleviku seminari üks eesmärke anda infot tänapäeva eestluse kohta Soomes. Soomes, kus mina olen elanud 7 aastat, kus olen tegelenud noortega Poris ja Tamperes, käinud eesti keele tundides 2 tundi nädalas, laulnud, tantsinud rahvatantsu ja korraldanud mitmeid üritusi eestlaskonnale. Olen õppinud, mis seda juba ütlesin, väga hea. Kordumatu mälestus jääb kindlasti kõigile meie avajumalateenistusest, meie imelisest avakontserdist ja meie unustamatust laevapeost. Uskumatu emotsioon, et Soomes saime korraldatud sellise imelise päeva ning Tartu päevad olid kavandatud järjest, et teema jätkuks ja teemad ei kattuks. Noordelegaadid olid saanud kaasuse teemad juba eelnevalt ja nad olid valmis osalema aktiivselt tähtsatel teemadel. Nii toimus 29. juunil Tartus noortekongress, kus saime teada nii-öeldes siis vanade Eesti kogukondade põhiväärtusi ja infot, et meil on ka olemas uued noorteorganisatsioonid Soomes ja Rootsis. Ja siis on ka palju neid maid, kus ei ole veel midagi. ESTO 2019 noordelegaatide moderaator on Markus Ehasoo ja tänu tema pühendumisele ja oskustele oleme Tartu päevadele püstitatud eesmärkidega kenasti hakkama saanud. 30. juunil olid noordelegaadid kogu päev Eesti Rahva Muuseumis, kus toimus aktiivne rühmatöö ja kõik noored said kaasa rääkida ja avaldada oma arvamusi. Nii et tekib küsimus, millest me siis arutlenud oleme, et need teemad on ju tegelikult samad. Põlvkonnad ja põlvkondade vahelised sidemed, eesti keele hoidmine, eesti kultuuri ja väärtuste hoidmine. Kindlasti soovime leida üheskoos lahendusi ja väga tähtis on koostöö. Me tuleme eri riikidest, kultuuridest ja püüame leida meie kõikide ühisosa eestluse osas ja siduda eesti keele arendamisega ning ajaloo austamisega. Meie kava Tallinnas lisab teadlikkust eestlusest ja annab võimaluse väga kõrgel tasandil olla koostöös ÜKN-i, globaalsete eestlaste ja teiste organisatsioonidega. Noortes on nooruslik elujõud,
Ma kogesin seda ise 26. kui hakkasin esimesi noordelegaate vastu võtma. Ei teadnud ma isegi, et noored on nii valmis. Nad on valmis moodustama globaalset noortevõrgustikku. Neil on juba aktiivsed plaanid, et mida me siis järgmistel ESTO-del tegema hakkame. Me täname ESTO 2019 üritust ja võimalust, et noordelegaadid said osaleda ja tõestada selle ESTO eripära. Ma lõpetan oma tänase ettekande ESTO 2019 üleilmsete noordelegaatide juhina meie deklaratsiooni ettelugemisega ja loodava globaalsete Eesti noorte tarbeks noordelegaatide aktiivi kokkukutsumisega, kes hakkab tegema eeltööd, et see võrgustik jätkuks ja areneks. Ehk siis ESTO globaalsete noorte deklaratsioon. Austatud president, ministrid, üleilmsed eestlased, eestluse edasikandjad, eestolased ja sõbrad, head ESTO noordelegaadid. Eesti Vabariigi territooriumil elab 1,3 miljonit inimest ja välismaal vähemalt 200 000 eestlast. Lahkumise põhjused on läbi ajaloo keerdkäikude olnud erinevad, kuid enamike lahkujaid ühendab üks ja sama tunne, armastus. Armastus Eesti vastu, armastus kodumaa vastu. See on tunne, mida ei ole võimalik selgelt määratleda ning see tunne on kõigil veidi erinev. Ometigi on armastusel piisavalt suur võim, et tekitada igatsust, mis toob meid, üleilmseid eestlasi, kokku, et ajada koos ühist Eesti asja. Olulise tähtsusega Eesti asja soovime ajada ka meie, noordelegaadid. Tunneme, et on õige aeg võtta vastutus ja rääkida aktiivselt kaasa selles, kuidas meie tajume tulevikku eestluse arendamisel, hoidmisel ning üleilmsete eestlaste tänapäevasemal kaasamisel. Meid on küll 27 riigist, kuid meil on ühine eesmärk, globaalne noortevõrgustik. On 5 põhilist teesi, mille lahendamise edukusest sõltub, milline saab olema üleilmsete eestlaste tulevik. Nendeks on siis kultuuriline areng ja mitmekesisus, noorte kaasamine ja aktiivsus, eesti keele õppimine ja teineteise mõistmine, kindlate eesmärkide ja visiooni omamine, Eesti Vabariigi territooriumil tegutsevate ühingute kaasamine ja toetuse tagamine Vabariigi valitsuse ning ühiskonna liikmetelt. Need on meie südameteemad, mis meile muret valmistavad ja mis meie hinnangul lahendusi ootavad. Näeme, et Eesti kultuuri säilimisel on oluline roll hoida meeles ja kanda edasi traditsioonilisi väärtusi alates verivorstist, lõpetades laulu- ja tantsupeoga. Samas teame, et kultuur on ajas arenev ning muutub, mistõttu ei ole võimalik lõputult traditsioone tutvustades järjepidevust ja huvi tekitada. Me leiame, et kultuuriseltsid peavad senisest rohkem pingutama selle nimel, et populariseerida ja tutvustada Eesti nüüdiskultuuri ja selle eripärasid. Üleilmsete eestlaste motiveerimise nimel tuleb tagada eripasside olemasolu, mis võimaldab eestlastel üle ilma soodsamatel tingimustel külastada kodumaad või pakkuda lisandväärtust, mis veenab ja soodustab tihedamini kodumaad külastama. Hetkel olemasolevaid üleilmsetele eestlastele suunatud kultuurisündmusi on vaja kaasajastada. Aktiivsed ja pühendunud noored on ainuvõimalik variant, et tagada eestluse säilimine väljaspool Eestimaad. Senisest enam tuleb noori kaasata otsustusprotsessidesse, mis kujundavad seda, kuidas eestlust erinevates riikides arendatakse ja tutvustatakse. Tänased noored on valmis võtma vastutust ja omavad ideid, mis kannaksid edasi eestluse põhiolemust, kuid toodaks lisandväärtust uuenduste näol. Noorte aktiviseerimiseks ja motiveerimiseks on vajalik moodustada noorte globaalne võrgustik, anda senisest enam vastutust ja usaldust noortele,
pakkuda vajadusel tuge ning innustada, et panus eestlaste arendamisesse ei jääks ühekordseks ettevõtmiseks. Teineteise mõistmine on protsess, mis aitab meil üksteisega paremini läbi saada ja meile olulisi teemasid käsitleda. Emakeele oskus on mõistmine, arusaamise tähtis vahend. Eesti keele oskus ja õppimine on vajalikud ning seda tuleb populariseerida eestluse säilitamise eesmärgil. Keel ei ole omaette eesmärk. Rahvus, kultuur ja identiteet on. Keel ei tee inimesest eestlast, kuid keel aitab paremini mõtelda, mõtestada ja mõista seda, mis ümberringi aset leiab. Eesti keele säilimise jaoks üleilmsete eestlaste seas on vajalik huvitava ja kaasaegse keeleprogrammi olemasolu kõigile üleilmsetele Eesti noortele, olenemata geograafilisest asukohast või sotsiaalmajanduslikust taustast. Näiteks siis on koostöö Üleilmakooliga. Eestikeelsete programmide tutvustamine noortele, mis räägivad eesti keelest, kultuurist ja mis asuvad kõigile ligipääsetaval platvormil. Korraldada aktiivseid üleilmsete noorte koostööpäevi, kus saab võimalusel rakendada eesti keele praktilist oskust ja töökeelteks on eesti ja inglise keeled. Kindlad strateegiad ja visioon tagab selle, et eestluse edendamine ei sõltu indiviidide motivatsioonist või hetkearvamustest. Täna on vähestes riikides moodustunud organisatsioonid, mis aitavad juhtida ja koordineerida eestlust maailmas ja sellega seonduvat. Igas riigis ei ole see otstarbekas, sest eestlaste arv nendes riikides on tagasihoidlik. Küll aga aitavad organisatsioonid tagada stabiilsuse ning võime riikide üleselt koostööd teha. Et kindlat visiooni ja eesmärke omada, on vaja riigisiseseid kokkuleppeid, kuidas ja millises formaadis eestlust arendada. Riikide vahelist koostööd, et dubleerivaid ettevõtmisi koondada ja paremini eestvedamisega hakkama saada. Organisatsioonidel ja saatkondadel tekitada üleilmsete eestlaste seas suuremat huvi ning toetada protsessi käigus Eesti kogukondade arengut. Kui ühiskondlik ootus on üleilmset eestlust tolereeriv, siis ei kao üleilmsetel eestlastel motivatsioon esindada enda kodumaad teises riigis. Üleilmne eestlane armastab oma kodumaad ja riiki ja on valmis panustama selle nimel, et eestlust välismaal hoida ja arendada ning toetada. Kui üleilmsed eestlased on nõus enda kodumaad toetama, oodatakse seda ka Eesti riigilt. Seega saame Eesti riiki veel sisukamalt tutvustada ja traditsiooni paremini hoida. Koostöö tegemiseks on oluline, et Vabariigi Valitsus võtab ülemaailmseid eestlasi strateegiliste partneritena. Eesti riigi territooriumil tegutsevad organisatsioonid arendaksid tihedamalt koostööd üleilmsete ja Eestis elavate inimeste vahel. Üleilmset eestlast oodatakse igal ajal Eestisse. Ta on teretulnud külastama kodumaad või esivanemate maad, kartmata diskrimineerimist või vihakõne. Meie, Esto noored, tunneme ja teame, et soovides saavutada midagi suurt ja märgilist, on vaja ka suurelt mõelda. Meie deklaratsioon ei anna vaid pelgalt ülevaadet nendest teemadest, mis on meie jaoks olulised, vaid anname konkreetse lubaduse. ESTO 2019 noordelegaadid alustavad globaalse võrgustiku loomist, et eelpool käsitletud teemasid praktiliste tegudena tulevikus ellu viia. Meil on olemas ootused ja mõtted, millisena soovime näha üleilmsete noorte teemat tulevikus, mistõttu ei ole deklaratsiooni eesmärgiks ainult sarnaselt mõtlevate inimeste leidmine, vaid nende aktiviseerimine. Kutsume teid kõiki üles, et sarnaselt noortega hakata ülemaailmsete eestlastega seotud teemasid ja probleeme lahendama praktiliselt. Üksinda ei ole me võimelised suurt tegema, aga koos
saame positiivselt muuta tulevikku kõikidele eestlastele. Elagu Eesti ja elagu üleilmsete eestlaste sisutihe ja huvitav koostöövõrgustik. Täname